Tervist, head inimesed! Tervist! Täna jälle fookuses oleme siin kuuma päeva küsimusega. Ja nagu ikka meile siin 3 asja. Kõigepealt aeg, mida meil praktiliselt ei ole või on väga vähe. Loomulikult on meil Eesti Ekspressi nädalaversioon, tuntud riigikogulane ja EKRE tuntuim opositsionäär Kalle Grünthal ja tänase päeva kuuma küsimusega. Aga ennem, kui pihta hakkame, paneme see raha käima, sellepärast, et meil on aega täpselt 15 minutit ja ei grammigi rohkem. Saab 15 minutit otsa, on ka meie ja Kalle aeg otsas. Aga päeva küsimuseks on nüüd seda korda see lugu, et Kalle suhtes on lükatud õhku pall, just nagu ta valetaks. Ja valetaks julmalt. Ma loen siit ette ühe väikse aspekti, millest see kõik tuleneb, ja kus see ajakirjandus on selle võtnud. Nimelt 15. mail toimus koroonapiirangute vastane protest Vabaduse väljakul, kus siis Kalle pidas kõne ja peale seda, kui ta oli keskendunud Eestis koroonaga võitlemise temaatikale, otsustasid ajakirjanikud süüdistada ta valefaktide esitamises. Kalle loomulikult ei soostunud sellega ja tegi täna sellise liigutuse, et ta kutsus siia faktide esindajad või need, kes siis süüdistasid Kallet valefaktide esitamises. Ja oh imet, tegelikult need inimesed siia ei saabunud, aga Kalle, räägi mulle natuke täpsemalt sellest süüdistusest ja muust sellega kaasnast. Aga palun. Loomulikult räägin, ega mul pole midagi varjata. Vaadake, asi elus on kõige lihtsam alati siis, mida vähem sa valet räägid, seda lihtsam on olla. Sest et ei ole mõtet ju, ei pea kunagi välja mõtlema seda, et sa pead hakkama midagi meelde tuletama, et sa midagi teistmoodi rääkinud. Ja see on elus on üks suurepärane harjumus, mille osaliseks ma olen saanud ja mulle meeldib seda teha. Ja et nüüd päris kõik ausalt ära rääkida, nii nagu ütles Juhan Kiilik, tuntud lasteraamatus Agu Sihvka annab aru, siis kõik see alguse sellest, et ma sain kutse Vabaduse väljakul olevale üritusele Seisame Vabaduse eest, mis on ülemaailmne üritus. See oli 15. mai, eks? 15. mai, jah. Ja sain siis ka sõna ja mu sõnavõtt kahjuks venis pikemaks, kui ma nagu planeerisin, 20 minutit läks lõpuks ja ma esitasin seal väiteid selle kohta, et muidugi kõige tähtsam muidugi PCR-testide tsükliläve osas, mis on aetud liiga kõrgeks, millega me oleme siis ka siis nakatumise osas väga kõrgel tasemel ja ka muidugi ka info salastatuse osas ja muidugi rääkisin ka siis ka nendest juhtumitest, mis on minu valdusesse jõudnud siis inimeste endi initsiatiivil. Ja kõige poendiks kutsusin ka siis, esitasin väljakutse siis peaminister Kaja Kallasele ja ka töö- ja tervishoiuministrile Tanel Kiigele, et teeme avaliku väitluse, räägime, vastake mu küsimustele, et saaks lõpuks... Kas ma saan siis aru seda, et tegelikult sul oli eelnevalt juba kogunenud terve rida faktilist informatsiooni, mida inimesed olid sulle edastanud, sul on need faktid kõik olemas, sa olid valmis nende faktide nimel väitlema, aga juba siis need isikud, kelle sa kutseled esitanud, nemad nagu ei tulnud. Või on valmis selleks? Või kuidas siis? Ütleme, kui päris aus olla, siis... mitte päris aus olla, aga kui ütleme järjestada seda sündmust selliselt, nagu sa praegu küsisid, siis minu tegevuse aluseks on olnud ikkagi inimeste pöördumised minu poole, sest kelle poole nad ikka pöörduvad, kui rahvasaadiku poole, kui on mingi probleem. Ja vaktsineerimisega tekkinud probleemid on väga tugevad ja väga kõvad, seal on väga palju kõrvalnähtusid, võib leida põhjuslikku seost inimese haigestumise ja suremise näol ka vaktsineerimisega ja selle temaatika baasil. Aga palju sul inimesi on sinu poole pöördunud, kui sa oskad nii öelda umbes midagi? Ma arvan, et kuskil, ma ei eksi, kui on kuskil 150, 200, 250. Päris suur hulk. Päris suur hulk. Ja ma olen üritanud neid ka dokumenteerida siis ütleme sõnumite ja saadetud ja siis ka meilidele saadetud sellised, ma prindin nad välja, et mul oleks nagu see pakett oleks kogu aeg olemas. Aga mis siis need otsesed süüdised oli või see niinimetatud faktikontroll, millest siis konkreetselt siin süüdistas? Mulle heideti ette kõigepealt seda, et ma ei ole võimalik tõendada
siis ütleme sellised juhtumid, mis on seotud vaktsiiniga ja vaktsiini kahjustuste tagajärjel, aga surmadega. Ja siis mulle saadeti siis Eesti Päevalehe ja Delfi reporteri Heliis Rautsiku poolt selline kiri, et kus paluti nende kohta vastust, et nad saaksid nagu tõestust selle kohta, et minu jutt vastab tegelikult tõele. Vaata huvitav, tegelikult me oleks tahtnud ju ka need faktikontrollid siia tuua, nagu te näete. No, kahjuks ei tulnud. Ja mis oli siis selle tulemus, aga kuna seoses sellega, et minul on isiklikult usaldus nii Delfi kui Päevalehe kui ka Postimehe vastu täielikult kadunud, sest mul on väga meeles see moment, kui ma täiesti siiralt rääkisin Eesti Ekspressile siis minu tegevuse põhimõtetest, faktidest ja muudest asjaoludest, kuidas oleks võimalik ohjeldada seda koroonapandeemiat, et vähendada nakatunute arvu. Ja see minu poolt usaldusväärne vestlus kestis kuskil 1,5 tundi läbi telefoni. Ja, aga muidugi ma ütlen siin ka ühe teise huvitav fakti ära, et 2015, kui EKRE sai parlamenti, siis vist oli see Kuku raadios, kui ma nüüd ei eksi, Krister Paris rääkis siis Ekspress grupi seisukoha suhtumise EKRE-sse ja Krister Parise sõnad olid konkreetselt sellised, et nemad on oma meediagrupiga võtnud EKRE tauniva seisukoha endal aluseks või EKRE tauniva positsiooni hoiaku. Nii et tegelikult sellest saab muidugi teatud järeldused teha, nii et aga ütleme noor ja roheline poliitik, ma arvasin, et ütleme selles ajakirjanduses kehtivad ka aususe printsiibid ja kui sa räägid ära, siis ajakirjanik kõike kajastab absoluutselt ausalt, aga tulem oli see, et olin siis Eesti Ekspressi päevapersoon, kandsin tiitlid lamemaalane ja koroonabandiit ja muidugi väga uhke siis joonistus selle kõrval, milline ma välja näen. Ja muidugi ka pärast seda, kui siin kajastati Delfi poolt ka, mis asi see meil on see, Riigikogu infotund, kajastatakse seda ju siis blogina ja kus minu küsimustele vastamised moonutati, minu küsimused moonutati, anti kommentaar, Kalle Grünthal räägib midagi väga segast, arusaamatut juttu. Ja mille peale ma siis tõin välja siis stenogrammi, panin selle ülesse, mida siis öeldi, et ma räägin segast juttu ja saatsin siis nii-öelda Facebooki selle siis ringlema, ja tituleerisin siis selle loo selliselt, et Delfi on valede vabrik. Ja see on ka põhjus, miks ma siis ütleme Heliis Rautsiku kui Eesti Päevalehe ja Delfi reporterile ei vastanud tema päringu peale, sest kumas läbi tegelikult see situatsioon, et ta tahab teha järgmise loo, kus tituleerida mind siis järjekordseks valetajaks. Aga millised sul plaanid edasi? Praegu on selline olukord, et sind tituleeritakse valetaks, sa oled kutsunud inimesed siia väitlema, nad pole tulnud, mis sa teed? No, minnes nüüd juurde, siis jälle tagasi, siis see sama video muidugi salvestati, kus ma kõnet pidasin Vabaduse väljakul, salvestati siis ka väga paljud inimeste poolt ja mina seda ise üles ei pannud, aga pandi üles ja need hakkasid siis ringlema ja selge see, et teatud inimestele need minu väljaütlemised, otsekohased väljaütlemised ei meeldinud ja otsustati siis mind tembeldada valetajaks. Ja siis Heliis Rautsik siis otsustas siis teha siis faktikontrolli ja tõi välja siin mõned faktid, 6 tükki, ma ei hakka neid praegu nimetama. Aga kas need 6 fakti on, sa võid kindlalt öelda, et need faktid on valed? Mina saan öelda, et mul oli, no ütleme niimoodi, ja pärast seda, kui ta ütles ja siis tembeldati mind valetajaks, vale. Ja muidugi need videod, mis olid, siis pandi kõik tõmmati maha, kuna faktikontroll on sellise kõrge staatusega institutsioon, mille põhjal Facebooki kontrollijad siis kohe reageerivad. Aga
selleks, et nii-öelda pääseda siis, et tõde pääseks ikkagi ka avalikkuse ette, esitasin ma paar tundi hiljem, kui ma seda nägin kõike, esitasin siis kutse faktikontrollijatele tulla täna Riigikogusse, 1. juuni on täna, eks ju, tulla Riigikogusse kella 17:00-ks, et näidata neid tõendusmaterjali, mis kinnitaksid, et minu jutt vastab tõele. Kas nad vastasid sulle, kas nad reageerisid sulle, kas nad helistasid sulle, et nad tulevad või et nad ei tule või oli midagi sellist? Ei, nad ühtegi reageeringut sellele ei järgnenud, aga kuna ma panin üles selle samasse keskkonda, kus nemad siis olid mind tituleerinud valetajaks, siis ma olen 101% veendunud selles, et nad on seda minupoolset kutset näinud. Sest nad, fakt on see, et kui jälgitakse minu toimetamisi sotsiaalmeedias, kui ma siin näiteks teen välja asjaolu, et üks Eesti noori jalgpalluritest sunnitakse kogu aeg väga pidevalt ja väga tihti PCR-testi kaudu tuvastama, kas ta on nakatanud või ei ole, mille tõttu siis ta lõpuks keeldus, sest nina sisemus on õrn ja ta arvati seetõttu koondisest välja. Seesama uudis tõmmati kohe ERR-i poolt, mitte ERR-i poolt, vaid Delfi poolt, Postimehe poolt, venekeelse Delfi poolt ülesse ja läks ka nii-öelda siis laiale ringile. Seda saab siin öelda tegelikult küll, et see on selles mõttes nagu loogiline. Aga ma saan siit aru, et kuidas see ajakirjanik oli Helis? Helis Raudsik. Et konkreetselt füüsiliselt sa telefoni või e-maili teel või kuidagi nii temaga personaalselt? Ei, ma personaalselt jah, ma ei teinud. Aga sa ei kaalunud seda varianti, et e-mail saata näiteks või helistada kuidagi viisi või? Vaata, kui sind on tempeldatud lamemaalaseks ja koroonabandiidiks, siis nagu ei kipu enam sellisel viisil suhtlema. Aga kuna me täna siin salvestame seda juttu ja kindlasti see nii-öelda jõuab ka siis Helis Raudsikuni, siis kutse on endiselt jõus. Kas me paneme sinu e-maili talle informatsiooni? Minu e-mail on teada, et siin selles osas ei ole. Aga telefoninumbrit tahad sa avaldada? Enda oma või? Ma jätaks praegu selle ütlemata, sest võib tekkida selline olukord, kui mind ei ole tähendab selles kabinetis, siis või öeldakse, et näed, ta ei võtnud vastu. Ma igaks juhuks sinu e-maili lasen siia alla ka jooksma, nii et kui Facebookis seda videot vaatab, seda konkreetset videot, siis praegu, siis kohe siit alt jookseb ka sinu e-maili läbi, nii et kuigi see on hästi loogiline, lihtne, eesnimi, perekonnanimi @riigikogu.ee, nii et, aga ikkagi. Ma ütlen, et see on niisugune asjatu vaeva nägemine, et Helis Raudsik, ma olen printinud välja tema nii-öelda küsimustikku, mida ta mulle saatis, et täpselt on tal teada, kuidas meil siis selle kirja teel kätte saada. Et siin ma ei näe takistusi. Kuule, Kalle, üks asi, meil saab kohe aeg otsa ja me oleme selles mõttes käpul, aga ma tean, et kui sa täna ootasid neid siia tulema, siis oli sul Riigikogu ees ka inimesi, keda sa tundsid, teadsid, kuidas nemad siia said? Vaata, selle kohta ma ütlen niimoodi, et on inimesi, kes tulevad ise Riigikogu ette oma meelsust avaldama ja ma võin ka raudselt öelda, et need inimesed on sellised inimesed, kes toetavad EKRE-t, kes hoiavad nii-öelda valvekoorana hetkel praegu silma peal, mis siin toimub. Nemad ikkagi tulid omal initsiatiivil siia? Ei, nemad tulid omal, et selles osas minul nagu kutsungid neile ei olnud. Küll aga nendega täna vesteldes sain ma teada seda, et siin et nad on ka homme platsis, kui hakatakse arutama hädaolukorra seadus, mis on ka, ma vist ei ütle valesti, kui ma ütlen, et on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna hinnangul üks pusletükkideks politseiriigi kehtestamiseks. Nii on, nii et selles suhtes homseni. Aga hea rahvas, ma tänan teid, et me jälgisime, me saame kokku jälle homme. Tänaseks on meil aeg läbi ja me kohtume. Mul kutsutud siis faktikontrolli inimesed siia Riigikogusse kella 17:00 ja kell on praegu 17:12, rohkem aega oodata ei ole. Kutsumise põhjus oli see, et esitati väide selle kohta, et mina
mina olen Vabaduse platsil rääkinud valet ja see tembeldati siis valeks ja siis kõik need videod, mis seal olid, siis korjati ära. Soovisin esitada tõestust materjalide põhjal, aga keda ei ole faktikontrolli. Nii et minul tekib küsimus, miks nad siis ei tulnud.